Siin on sulle küsimus. Kui sul on laevastik ja sa seisad silmitsi vaenlasega, kellel pole mereväge, mida sa siis teed? Kui sa oled Venemaa, siis kaotad sa ikkagi. Pärast 4 aastat mereväe alandusi, Ukraina käe läbi pidi Venemaa mõtlema, et hullemaks enam minna ei saa. Venemaa eksis. Ukraina jaoks oli see suur öö. Venemaa varilaevastiku armaada on muudetud kõige naeruväärsemaks allveelaevade kogumikuks, mida ette võib kujutada. 10 laeva on hävitatud, öise laastava rünnaku käigus täielikult hävitatud. See polnud lihtsalt Ukrainast tulnud surmav rünnak, vaid sõnum Putinile, mis ütles talle, et ükski tema laev pole enam kunagi turvaline. Varilaevastik lahkub areenilt, kirjutas Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Borovdi Telegrami postituses pärast laastavat Ukraina droonirünnakut, mis hävitas algselt 8 Venemaa varilaevastiku tankerlaeva. Ja siis hävitati veel 2 tükki, lihtsalt boonusena. Õhu- ja merelahing. 7. juuli ööl jõudis tööstusliku kalapüügi tasemeni. 8 kütusega tankerist koosnev grupp, 1 kuivlastilaev ja 1 parvlaev, paljastas Borovdi lisades. Kütusemahutid on tõsiselt kahjustatud, põlevad. Vabadust armastavate Ukraina SPS-i lindude taevased sanktsioonid on jõus. Ja just nii saime teada võib-olla kõige muljetavaldavamast mereväeoperatsioonist, mille Ukraina on oma sõjas Venemaa vastu läbi viinud. Ukraina on riik, kellel puudub traditsiooniline merevägi. Välja arvatud mõned patrull-laevad ja miinitõrjelaevad, puuduvad Ukrainal sõjalaevad, millega Venemaa laevastikuga otse vastamisi minna, kuid tal polegi neid vaja. Nagu oleme nii palju kordi varem näinud, on Ukraina õhust kehtestatud sanktsioonid teinud oma töö ning Venemaale on taas kord meelde tuletatud, et ei Mustmeri ega Aasovi meri pole ühelegi tema laevale turvalised. Milline meeldetuletus see oli? Siin on üksikasjad. Iga kütusetanker, mida Ukraina droonid tabasid enne 7. juulit, on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Iga ühe kandevõime on umbes 7000 tonni. Need on ehitatud aastatel 2006-2016 ja on umbes 140 meetrit pikad. See ühtlus teeb Venemaa poolt ebaseadusliku nafta vedamiseks kasutatavad laevad Ukrainale lihtsasti äratuntavaks. See näitab ka, et need ei ole need hiiglaslikud tankerid, mis teevad rahvusvahelisi reise riikidesse, mis ostavad Venemaa naftat suurte allahindlustega. Neil on teine roll ja me räägime varsti, mis see täpsemalt on. Enne seda nimede lõetelu. 8 tankerit, mille Ukraina hävitas, olid Sanar 1, Sanar 17, Venus 3, Teti, Klimena, Penelope, Aleksei Savrasov ja MS Ivan Tšeremissinov. Borovdi avaldab. See teeb kokku 8. Ja mõned tunnid pärast oma esialgset raportit ütles Borovdi, et Ukraina lisas oma tankerite koguarvule veel 2, nii et kokku sai 10. Kui lisada siia parvlaev ja kuivlastilaev, mida Borovdi oma esialgses postituses mainis, saad kokku täpselt 10 Vene laeva, millest Ukraina mehitamata süsteemide väed on just allveelaevad teinud. See polnud mingi tavaline rünnak. See oli täpne, koordineeritud, surmav. Sõnum, mis on saadetud Putinile ja tema kaaslastele, et tankerid ja parvlaevad, mille ta on muutnud varilaevastiku alusteks, et sanktsioonidest mööda hiilida, on nüüd sihtmärgid iga kord, kui nad satuvad Ukraina droonide tegevusraadiusesse. See oli täielik Vene logistika hävitamine piirkonnas, kus Putin vajab, et logistika toimiks võimalikult sujuvalt. Ja just need droonid ja nende operaatorid olid selle etenduse tõelised tähed. Ukraina strateegia oli geniaalne. Rünnakust ilmunud kaadrid näitavad ikka ja jälle sama asja. Droon läheneb tankerile, sihib laeva ning sukeldub siis alla ja plahvatab. Sageli näeme, et laevad, mida need droonid tabavad, on juba põlemas. See ütleb meile, et Ukraina lasi valla parvedroone. Siin ei piirdutud 1 drooniga laeva kohta. Ukraina ründas korduvalt, et hävitada tankerid, mis on Venemaa sõjamasinale eluliselt tähtsad. Aga see salvestis näitab meile veel midagi, nagu kaitseanalüütikute portaal Defense Express oma Ukraina droonirünnakute kokkuvõttes välja toob. Igal droonil, mida Ukraina kasutas, oli konkreetne sihtmärk nende laevade peal, mida nad ründasid. Nad tabasid pealisehitisi, mis on määratletud kui kõik kinnised struktuurid, mis ulatuvad laeva ilmatekist kõrgemale. Pealisehitised on avatud ja sageli ümbritsetud mõlemalt poolt tasase tekiga, mis teeb neist selged sihtmärgid ründamiseks. Miks see oluline on? Väljaande Defense Express andmetel tähendab tankerite pealisehitiste sihtimine seda, et droonid püüdsid korraga tabada iga laeva silda, masinaruumi ja naftapaake, mida nad veavad lastina. Ja see töötas. Me näeme seda leekidest, mis tõusevad paljudelt laevadelt, mis sattusid Ukraina droonide sihikule.
mis puudutab kasutatud droone, siis selle kohta on mõningaid spekulatsioone. Defense Express oledab, et Ukraina lasi FP2 droonid Venemaa varilaevastiku laevade pihta. Need droonid, mille on valmistanud Firepoint, on kindlasti selleks ülesandeks sobivad. Need droonid suudavad kanda 200 kilogrammist lasti ja neil on 370-kilomeetrine lennuulatus, mis tähendab, et nad võivad jõuda laevadeni, mis asuvad keskmises rünnakuraadiuses, eriti kui need lastakse välja Ukraina poolt Mustale merele saadetud alustelt. Me ei väida, et Ukraina kasutas seda lähenemist. Provdi pole midagi avaldanud, kuid FP2 oleks selleks ülesandeks sobiv. Siiski on ka spekulatsioone, et Ukraina võis kasutada midagi muud. Analüütik Denis Davidov juhib tähelepanu sellele, et seni nähtud rünnakute kaadrid viitavad sellele, et Ukraina ei kasutanud ei FP2 ega ka pikema lennuulatusega FP1 droone. Need droonid võivad olla midagi muud. Võimalik, et nad kasutavad mingisugust masinnägemist, mis võib tähendada, et Ukrainal on autonoomsed droonid, mis lendavad üle Aasovi mere ja suudavad sihtmärke tabada minimaalse sekkumisega. See on kõik spekulatsioon, kuid tõsiasi on see, et 10 Vene naftatankerid põlevad koos 2 lisalaevaga. See tähendab, et Ukraina on täitnud hoiatuse, mille president Volodymyr Zelenski andis vaid paar päeva enne seda rünnakut. Ukraina merevägi koos teiste kaitse- ja julgeolekujõudude üksustega tegi seda, mida paljud pidasid võimatuks. Venemaa on Musta mere kaotanud ning alates Ussisaare vabastamisest ja jätkates meie operatsioonidega Vene laevastiku, sadamate ja okupatsioonivägede vastu meie Krimmis. Me tõestame, et Musta mere ja Aasovi mere piirkonnad ei saa kindlasti olema Venemaa jaoks rahupaigaks, teatas UNN 4. juulil vahetult enne Ukraina mereväepäeva. Venemaa oleks pidanud kuulama. Ukraina täitis selle hoiatuse vaid paar päeva hiljem. Olukord Aasovi merel on teravnenud. See on Putini jaoks juba piisavalt suur probleem, kuid selle taga peitub veel üks küsimus. Näete, asi pole ainult selles, mida Ukraina tabas, ega ka selles, et iga hävitatud tanker sõitis Aasovi merel. Just nimelt see, kus need rünnakud aset leidsid, paneb Putini värisema ja teatud osa Vene elanikkonnast otsima võimalikult kiiresti põgenemisteed. Aga enne kui me selleni jõuame, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Me tuume teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite rohkem näha, vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne tööle, et oleksite esimeste seas, kes meie uusi videoid näevad. Nii et me teame, et Ukraina laevade uputamise rünnakud toimusid Aasovi merel. Ukraina ei ole samuti ametlikult teatanud rünnakute täpset asukohta. Aga me ei vaja seda infot, et see tuleks Ukrainast. Kõige olulisem Ukraina laastava rünnaku juures on see, et iga tabatud tanker sai pihta umbes 15 kilomeetrit kirde pool okupeeritud Krimmi linnast Kertšist ja umbes 4 kilomeetrit eemal Kroonineemest, mis asub otse okupeeritud Krimmi ranniku lähedal. Seda on kinnitanud NASA tulekahjude seireteenistus, mis tuvastas Ukraina tabatud varilaevastiku laevadelt lähtuvad tugevad leegid. Liisatõendina toob Defense Express välja, et Euroopa Kosmoseagentuuri avalikud satelliidifotod, mis on dateeritud 6. juuliga, näitavad selles piirkonnas suurt laevade kogunemist. Ükski neist laevadest ei olnud nähtav mereliikluse jälgimisteenustes, mis tähendab, et nende transponderid olid välja lülitatud. Need olid varilaevastiku laevad, kui üldse mõni laev sellesse kuulus, ja nende asukoht on oluline lihtsal põhjusel. Kõik need asusid 20-kilomeetrise raadiusega piirkonnas Kertši silla lähedal, mis on ainus maismaa ühendus Krimmi ja sealt välja Vene okupantide jaoks. See, mida me just Ukrainast nägime, on hoiatus Krimmi okupantidele, et on aeg lahkuda ebaseaduslikult annekteeritud poolsaarelt. See on Ukraina sõnum okupantidele, et Ukraina suudab tabada Kertši silda sama lihtsalt, nagu hävitada sihtmärke, mis asuvad vaid mõne kilomeetri kaugusel sellest sillast. Täna olid sihtmärgiks varilaevastiku laevad. Homme võib selleks olla sild ise. Ja kui see sild hävitatakse, ei saa 100 000 okupandid, kes on alates 2014 aastast Krimmi oma koduks teinud, poolsaarelt lahkuda. Nad jäävad lõksu ja Ukraina muudab nende elu põrguks. See on teine hoiatus, mille Ukraina on Kertši piirkonnas mõne nädala jooksul andnud. 21. juunil teatas Ukraina, et on tabanud sihtmärke mõlemal pool Kertši silda. Samuti mitmeid parvlaevu silla ümbruses, mida Venemaa kasutas varustuse vedamiseks Krimmi. Lisaks parvlaevadele tabas Ukraina kütusetransporditerminale ja sadamataristut mõlemal pool silda, andes sama sõnumi, et silda ennast võib tabada igal ajal, nagu juhtus 7. juulil. Venemaa õhutõrje ei suutnud seda rünnakut üldse peatada. Nägime sama läbikukkumist 10 tankerilaeva hävitamise ajal. Venemaa oleks pidanud suutma need rünnakud peatada.
TAL on õhuväebaasid okupeeritud Krimmis ja Venemaa Krasnodari krais, mis peaksid pakkuma kaitset laevadele, mida Ukraina jätkuvalt Kertši väinas ründab. Aga nad kas ei teinud piisavalt või ei teinud üldse midagi. Muide, samas piirkonnas, kus Ukraina on hävitanud tosin laeva, on veel 10 alust, mis on samuti oma transponderid välja lülitanud. Kui ebaseaduslikud Krimmi okupandid pole ikka veel sõnumist aru saanud, võib Ukraina selle neile uuesti edastada. Lakuge Krimmist. See on hoiatus, mida on varemgi korduvalt edastatud. Juunikuu keskel edastas Krimmi tatarlaste Medžlise juht Rafat Šibarov selle hoiatuse Ukraina nimel öeldes: tahaksin pöörduda eriti nende poole, kes asusid poolsaarele pärast 27. veebruari 2014. Teie viibimine Krimmis võltsitud Vene kinnisvaradokumentidega on igas mõttes ebaseaduslik, nii Ukraina seaduste kui ka rahvusvahelise õiguse järgi. Kuni Kertši sild veel töötab, on teil endiselt võimalus Krimmist lahkuda. Varsti seda võimalust enam ei ole. Ja see väide ongi see, mis tegelikult loeb. Ukraina ei hävita mitte ainult varilaevastiku laevu. Ta teeb seda täpselt sellises kohas, mis näitab, kui lihtsalt ta võiks soovi korral Kertši silda tabada. Kui neid hoiatusi jätkuvalt eiratakse, Ukraina ei hoia end enam tagasi ja teeb okupantidele lahkumise võimatuks. Ja need okupandid ei taha, et see võimalus kaoks. Arvestades kogu seda asukohainfot, võime ametlikult öelda, et Ukraina 7. juuli droonirünnakud Venemaa tankerite vastu olid osa Krimmi isoleerimise strateegiast, mida Ukraina on viimastel kuudel suurepäraselt ellu viinud. Alates aprilli algusest on Ukraina saatnud laine järel keskmaa ründedroone, korraldades lööke logistiliste arterite pihta, mis varustavad Krimmi. Maanteed ja sillad, mis viivad poolsaarele, on nüüd täis sadade varustusautode ja kütusetankerite põlenud jäänuseid. Sillad on Ukraina löökide all tükkideks lagunenud ja isegi meritsi kulgevad varustusmarsruudid on häiritud. Ukraina on raudteed rivist välja löönud isoleerimiskampaania käigus, mille eesmärk on muuta Kertši sild ainsaks sisse- ja väljapääsuks Krimmi. Pea meeles, et see sild pole sugugi ohutu tee. Ukraina on seda varem mitu korda tabanud, mistõttu Venemaa loobus silla kaudu sõjaliste veoste transportimisest. See keeld seatakse nüüd kahtluse alla. Venemaad võidakse sundida oma veokeid taas üle Kertši silla saatma, mis on viimane asi, mida ta teha tahab. Selles seisneb Ukraina strateegia geniaalsus. See ei seisne ainult isoleerimises. See seisneb iga logistilise tee läbilõikamises, mis Venemaal Krimmi viib, mis saadab poolsaarel asuvatele okupantidele sõnumi, et Putin ei suuda enam nende turvalisust tagada. Putin on juht, kes toetub oma tugeva juhi kuvandile. Ta on Venemaa suur kaitsja, kui uskuda Kremli propagandat. Aga see kuvand saab iga kord kahjustada, kui Ukraina droon tabab sihtmärki Krimmis või selle ümbruses. Ukrainal on nüüd Krimmi üle tugev haare ja okupandid tunnevad valu. Kütusepuudus levib kogu poolsaarel laialdaselt. Paljudel tanklatel pole kas üldse kütust või hoitakse seda tagasi, et varustada sõjaväge ja hädaabiteenistusi, jättes elanikud ja turistid Krimmis liikumisvõimaluseta. Elektrigeneraatorid langevad kogu Krimmis rivist välja, mistõttu piirkondlikud kubernerid on kuulutanud välja eriolukorra. Isegi toit on probleemiks. Ukraina teatab, et paljudes Krimmi toidupoodides saavad põhitoiduained otsa ning see kõik on tingitud Ukraina jõhkrast logistilisest blokaadikampaaniast. Nii et kui me vaatame Ukraina laevu purustavaid 7. juuli rünnakuid, siis me ei näe ainult hävitavat lööki Venemaa varilaevastikule. Me näeme strateegia eskaleerumist, mis oli juba käigus, segatuna hoiatusega Kertši silla kohta. Need väiksemad laevad toimetasid tõenäoliselt kütust Krimmi. Nad ei tee seda enam. Need põlevad. Ja nagu selleks, et asja veelgi selgemaks teha, ei ole Aasovi merest avatud tankerid ja kaubalaevad ainsad sihtmärgid, mida Ukraina on rünnanud. 6. juulil teatas ajaleht The Moscow Times, et öine rünnak Krimmi vastu põhjustas piirkondlikke elektrikatkestusi, kuna võimud pidid pärast veelgi enamat alajaamade rivist väljalangemist elektrit ümber suunama. See on lakkamatu hävitustöö. Ja olukord läheb ainult hullemaks, kuna üha rohkem Krimmi kaitserajatisi laguneb ja Ukraina droonid muutuvad võimsamaks. Muidugi ei saa me eirata Ukraina 7. juuli rünnakute teist külge, nimelt seda, et need andsid Venemaa varilaevastikule tugeva hoobi. See laevastik on Ukrainale tohutuks probleemiks. Venemaa on selle laevastiku loonud sanktsioonidest mööda hiilimiseks. See koosneb sageli vanadest tankeritest, mis üritavad märkamatult liikuda, võimaldades Venemaal oma naftat müüa hoolimata rasketest sanktsioonidest. Me mainisime, et kõik laevad, mida Ukraina ründas, olid oma transponderid välja lülitanud. See on vaid üks paljudest trikkidest, mille hulka kuulub ka teiste riikide lippude all sõitmine.
just nii tegutsevad varilaevastiku alused, et teha seda, mida Vladimir Putin neilt vajab. Ja need trikid on töötanud. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel koosnes varilaevastik 2025 aasta lõpuks vähemalt 591 laevast, sealhulgas abilaevadest. Ja see teenis Venemaale aastas tulu vahemikus 87 kuni 100 miljardit dollarit. See laevastik on Venemaa sõja eluliin. Ja just sellepärast ütleb Ukraina, et 7. juulil korraldatud rünnakud olid täiesti õigustatud. Ukraina asepeaminister Aleksei Kuleba on selle seisukoha juba esitanud kirjas, mille ta saatis rahvusvahelisele mereorganisatsioonile pärast seda, kui Venemaa süüdistas Ukrainat terrorirünnakute korraldamises Venemaa kaubalaevanduse vastu. Varilaevastik on Venemaa Föderatsiooni eelarvetulude teenimisel ja sõjategevuse jätkamisel ülioluline, väidab Kuleba, muutes iga sanktsioonide all oleva laeva, mida Ukraina ründab, õigustatud sihtmärgiks. Lisaks sellele on Putin viimane inimene, kes võiks kaubalaevandusest rääkida. Venemaa on juba rünnanud 59 seaduslikku Ukraina kaubalaeva, seega peaks Putin vait olema, kui Ukraina hävitab sanktsioonide all olevaid laevu, mis teenivad Venemaa sõjamasinat. Kas Ukraina? 7. juuli rünnak annab nüüd varilaevastikule tugeva hoobi. Ei. Need olid võib-olla rohkem seotud Krimmi hoiatusega kui sellega, et püüda tekitada Venemaale naftamüügist miljardite dollarite suurust kahju. Ukraina ründas väiksemaid naftatankereid, kuigi neid oleks siiski saanud kasutada nafta vedamiseks Mustalt merelt ja Aasovi merelt Krimmi piirkonnast väljapool asuvatesse sadamatesse, kus nafta oleks saanud ümber laadida suurematele laevadele. Nii et see mõjutab ka varilaevastikku. Aga mis siin tõeliselt oluline on see, et Ukraina on andnud veel ühe löögi Vene kütusele. See ongi Ukraina peamine eesmärk. Muuta iga Venemaa. Katse transportida naftat või kütust tohutuks riskiks, olenemata sellest, kuhu need tooted liiguvad. Ja kui sa ühendad need laevade rünnakud Ukraina pidevate rünnakutega Vene naftatöötlemistehaste vastu, saad nafta hävitamise strateegia, mis on 2026 aastaks selgelt välja kujunenud. Aasta keskpaigaks oli Ukraina juba sooritanud peaaegu 200 rünnakut Vene rafineerimistehaste vastu. Kõige muljetavaldavam neist rünnakutest toimus vaid päev enne laevade ründamist Aasovi merel, kui Ukraina droonid lendasid rekordilises rünnakus Siberis asuva Omski rafineerimistehase vastu kuni 3000 kilomeetrit. See on mitmetahuline kampaania Vene nafta ja kütuse vastu ning kütuse puudus Krimmis näitab, et see töötab. Mis puudutab Putinit, siis ta põgeneb hirmunult, sõna otseses mõttes. Vaid mõned päevad enne seda, kui tosin Vene laeva põles Aasovi merel, tuli uudis, et Putini mitme miljoni dollari väärtuses superjaht oli põgenenud Arktika vetesse, varustatud droonivastaste võrkudega, et meeleheitlikult peatada just neid relvi, mis on äsja uputanud nii palju Venemaa kütusetankereid. Kui see ei iseloomusta Venemaa suurt kaitsjat, siis ei tee seda miski. Kui Krimm seisab silmitsi suurima ohuga alates sellest ajast, kui Venemaa poolsaare 2014 aastal ebaseaduslikult annekteeris, on Putin palju rohkem mures sellepärast, et Ukraina võib sihikule võtta tema luksusliku jahi. Seda lõbusõidulaeva saadab praegu Vene hävitaja ning pääste- ja patrullilaev, teatab The Telegraph. Me küsiksime, miks Aasovi meres olevatel tankeritel ei olnud samasugust kaitset, kuid me teame sellele juba vastust. Ukraina on muutnud Musta mere laevastiku kasutuks, mis on üks põhjusi, miks 7. juuli rünnak üldse võimalikuks sai. Nii peidab Putin end punkrites, samal ajal kui tema jaht põgeneb Venemaalt. See on teie kaitsja, Krimmi okupandid, nii et ütleme seda veel kord Ukraina nimel. Lahkuge Krimmist, kuni teil veel võimalus on. Mõned okupandid on juba sõnumist aru saanud ja võtavad seda väga tõsiselt. Oota, kas me ütlesime mõned? Pigem tuhandeid. Just nii palju okupante nähti üritamas Krimmist põgeneda mööda seda sama silda, mille Ukraina on muutnud poolsaare ainsaks sisse- ja väljapääsuks. Panika oli juba enne 7. juulit alanud. Nüüd läheb asi palju hullemaks. Aga kui tahad rohkem teada saada suurest Vene eksodusest, mis juba käimas on, siis sind ootab ideaalne video. Ja kui sulle meeldis see analüüs Ukraina viimasest rünnakust ja Venemaa varilaevastiku katastroofist, siis vajuta telli ja ära unusta vajutada ka teavituste kella, et saada rohkem The Military Show'd oma voogu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!